Ja kui näiteks ongi depressioon, ärevusehäire, mõni muu vaimse tervise haigus, siis ikka on ju inimene teatud elu elanud enne, kui see nii-öelda haigus välja lööb või tabab. Ja mõnel see on varem, mõnel on see hiljem elus. Ja kui sellest haigusest taastume, siis on vaja ka mingisuguseid muutuseid ellu viia, sest muutusega muutub ka käitumine ja üleüldse siis on võib-olla kergem siis see taastumise teekond üldse. Aga muutustega seoses see, et kui võtta vastu otsus enam midagi mitte teha või alustada täiesti uue asjaga, mida pole inimene kunagi varem näiteks teinud, siis selle otsuse vastuvõtmisel jääb saatma ümbritsev keskkond, eks. Sinna võivad kuuluda siis mingid kindlad toimingud, mida me igapäeva rutiinis teeme, kus me võime mõjutust saada, näiteks kas siis töökeskkond või siis enda lähedased inimesed, sõbrad, tuttavad, pere ja nii edasi. Ja siis ka muidugi meie vahva võõratu internetimaailm, kus me saame siis igasuguseid põnevat sisu iga teema kohta, mille kohta me uurida tahame ja ka meile avanevad sealt reklaamid, mida me võiks endale soetada ja mille poole elus üldse püüelda. Siis iga otsuse vastuvõtmisel jäävad kõik need eelnimetatud asjad kuidagi kaasas käima. Ja nad võivad mõjutada siis meie valikuid, meie otsuseid, kas siis nagu üsna teadlikult või siis ka tegelikult alateadlikult, et kus ise ei pane tähelegi. Ja näiteks kui muutustest rääkida, siis ma võtan näiteks enda ühe suurima muutuse, mis ma üldse nagu sellel taastumise teekonnal olen vastu võtnud, on see, et ma otsustasin lükata oma järgmise joomise nii kaugele tulevikku, kui vähegi võimalik. Ja nii kui ma selle peale mõtlesin, oli mu esimesed mõtted sellised, et mida ma siis teen nüüd selle asemel, mis ma nüüd tegema hakkan. Sest näiteks alkoholil oli väga suur osa minu elust. Ja siis ma tõepoolest mõtlesin, et mis ma nüüd selle asemel tegema hakkan. Ja siis tekkisid ka sellised ilmajäämise tunded või midagi sellist, et nagu kui ma selle otsuse vastu võtsin, siis ikkagi ma sain sellist infot, siis, kus inimesed lõbutsevad, pidutsevad, seal sees on ka alkohol, eks. Ja siis jäigi selline mõtlemine, et huvitav et ma nüüd seda enam ei tee, et kas mu elu on siis nüüd veidikene igavam või siis äkki ma teen üldse valet asja, äkki ma ei peakski seda tegema, äkki enne oligi normaalne, äkki enne oli hästi. Ja jah, see oligi siis nagu nii-öelda see keskkonnast tulenev selline, ma ei saa öelda, et segaja, aga lihtsalt see pani nagu mõtlema, et kas ma võtsin nüüd õige otsuse vastu või kas ma läksin nüüd täiesti õiget teed pidi. Ja ikka tekkisid sellised kahtlused ja nördimused ja tunded ja hetked, et lööks käega, et mis ma üldse nagu ikka üritan, et ma sain enne hakkama, et äkki saan ka nüüd. Aga siis mida aeg edasi läks, siis ma vaatan, et nagu see otsus oli üks ainuõigem. Tänu sellele otsusele on muutunud väga palju teisi asju mu elus ja ega siin tegelikult ei olegi ühte kindlat õiget ega valet vastust, et kõik selgub siis, kui ise järgi proovida ja tegutseda ja tegeleda. Ja üleüldse vaimse tervise haigusest taastumisel jällegi, et ümbritsev keskkond on ju tänapäeval selline, et kus on kõik asjad üsna lihtsaks tehtud. Sul on võimalus toitu tellida ühe nupu vajutisega põhimõtteliselt, mis tuuakse sul ukse taha. See jõuab ülikiiresti kohale. Kasutame seda näidet. Aga mis jääb nagu nägemata, on see, et kõik see protsess, mis seal tagataustal käib. Ja näiteks alates sellest hetkest, kui ma leian endale selle söögi, mida ma tahan kodus süüa või kuskil mujal ja siis järgmine hetk on tal mu ukse taga. Aga mis seal vahepeal on, selle peale nagu ei mõtle, sest endal on muud toimetused, midagi tähtsamat teha. Aga sellest hetkest, kui see toidu tellimine pihta hakkab, eks, restoran saab seal teate, siis keegi hakkab seal seda sööki tegema. Seal pannakse kõik need vastavad toorained valmis, et üldse see söök valmistada.
ja siis juba tuleb sellele järgi kuller, kes peab ka tööd tegema, tavaliselt on ta siis ratta, mopeedi või autoga, eks, ja sinna läheb, seal on omad protsessid, eks ole, seotud ja siis lõpuks see asi on ukse taga. Ja nii on ka tegelikult väga paljude teiste asjadega, mida saab siis tänu meie tehnoloogiale tunduvalt lihtsamalt teha, kui seda kunagi varem sai. Siis näiteks, kui ise midagi ette võtta enda puhul, enda elus, viia siis ellu muutused või mingisugused toimingud, mis peaksid elu paremaks tegema, siis samamoodi läheb, see on protsess, sinna läheb vaeva, sinna läheb aega ja enda elus on selline asi, et millegipärast muutused võtavad kauem aega ja neid ei juhtu niimoodi sõrmenipsuga. Ja siis paljudel juhtudel võibki tekkida selline nördimus, käega löömise tunne, pettumus, et ei näe tulemusi üldse. Ja see võib mõjutada üldse ka siis nagu neid uuesti proovimisi ja üldse järgmised ettevõtmisi, et võib jätta saatma selline tunne, et mis ma üldse proovin, et nagu nii ma mingit tulemust ei näe ja mille jaoks ma siis üldse rabelen. Ja ega endalgi on olnud sellised hetki ja eks ma olen ka pidanud väga palju uuesti proovima asju. Enne seda ma olen kordades ebaõnnestunud. Et jah, paraku see on nii, et ükski muutus ei ole lihtne. Sinna läheb aega, sinna läheb vaeva. Seal saadavad kindlasti mõnikord ebaõnnestumised, mõnikord õnnestumised ja ega muud moodi ei saagi teada neid asju, milleks ise võimeline oled, kui proovides.